Meie tänase saate algul oli esimene muru teema sellises koduaias, kus muru oli talvitanud, ma ütleksin väga hästi, aga nüüd me oleme ühes koduaias, kus talv on teinud hästi palju kahju, sest näete, siin murus on suured praktiliselt sellised mustad augud sees ja ma käisin ära Baltic Agros, rääkisin, et mul on selline mure ja sealsed lahked inimesed panid mulle kaasa siit kohe pagasnikutäie erinevaid variante, mida vaadata, mida näidata ja mille üle arutleda, et mida me siis võiksime siin kasutada. Kõigepealt muruseemned. Kõigepealt esimene spordimuru nimi juba ütleb, et tegemist on sellise muruga, mille peal võib hüpata, karata, trallitada ja soovitatav siis külvata rohkem päikselistesse kohtadesse. Varjumuru. Seda sobib külvata, mitte täiesti varju, ärge nüüd seda asja niimoodi võtke, aga poolvari. See muru sobib sinna suurepäraselt ja kõige viimaseks ma jätsin koduaia muru seda sellepärast, et ta on kena kiire tärkamisega ja areneb kiiresti ja siin sellise muru puhul, mis näeb üsna vilets välja, on see võib-olla kõige parem lahendus. Väetada tuleb ka ja ilma väetamata ei saa. Variante on jälle mitmeid. Siin on üks kevadine muruväetis. See tegelikult ergutab seda muru kasvu ja kuna siin see muru on selline, nagu ta on, kohati on väga kõrged tutid juba, kohati vähem, siis võib seda kevadist muruväetist muru kasvu ergutamiseks kasutada üle terve hoovi. Pikatoimeline, see minusuguste meeste väetis. Ükskord suve jooksul panid ja siis on kõik, rohkem nagu ei ole vaja panna. Ta toimib praktiliselt terve suve jooksul. Ja siis, mis ma siit veel leian, sambla eemaldajaga muruväetis. Siin selles koduõues seda vaja ei lähe, sest sammalt praktiliselt ei ole. Ja kas ma leian siit veel siis midagi? Muruväetis. Lihtsalt muruväetis. Seda siis sobib kasutada, ütleme, poole suveni. Aga kuidas siis seda muru siin korda teha? Kõigepealt korralik reha ja eemaldame siit kahjustunud kohtade pealt kõik selle vana kulu. Nüüd on kaks varianti. Tegelikult siin on mullapind on juba avatud, kuid mul on siin mulda ka, täiendavat mulda ja siin käigutee servas on väikene lohk ka juba olemas. Võime kergelt siit, paneme värsket ka juurde. Kui te hakkate väetama, siis alati pakenditel on juhendid, vaadake, kui palju tuleb panna. Ja nüüd võtame siis selle koduaia muru, mida vähemalt mina hindan siin antud selle muru puhul nagu kõige paremaks lahenduseks. Külvata tuleb kahtepidi, et teete nagu ühtepidi külvi üle ja siis ka teistpidi. Siis saab sellise ühtlase portsu kätte ja ärge unustage, muru vajab korralikku kastmist. Ja mitte nii, et te kastate iga päev ja natuke, võite mõned päevad vahele jätta ka, aga kui kastate, siis umbes kastekannu täis 1 ruutmeetrile, nii et ikka on antud, siis ta kasvab teil hästi.